Tere kõigile! Tänane video on natukene teistsugune, rohkem selline nagu vlog stiilis video. Nimelt, kuna me oleme viimasel ajal kõik ju olnud oluliselt rohkem kodus kui muidu ja on palju vähem olnud igal pool huvitavates kohtades käimisi, siis ma tunnen, et mu Instagram ja minu pildid on viimasel ajal väga kokku kuivanud ja enamus on lihtsalt sellised nagu throwback pildid, et mul ei olegi mingeid huvitavaid pilte, mida praegusest ajast panna. Ja viimasel ajal on väga palju hakanud levima igasugused need photoshoot häkkide videod, mida saab kodus siis teha ja ma mõtlesin, et ma siis katsetan mõndasid neist, et lihtsalt testida, kas nad üldse töötavad ning osad neist ma olen väga kindel, et töötavad ja lihtsalt mul ongi vaja mingeid ägedaid pilte ja ma mõtlesin, et ma näitan teile, kuidas ma siis neid teen. Aga alustada tuleb muidugi sellest, et tuleb make teha, nii et mul on siin kõik asjad valmis pandud ja teeme nüüd ühe pisikese make'i timelapsi. Valmis. Ma loodan, et need igasugused taustahelid täna liiga segama ei jää, sellepärast täna on täpselt see päev, kui mina otsustasin filmida ja kui minu maja ees niidetakse nii muru, kui ka tehakse teetöid samal ajal, nii et taustamüra on päris palju, aga ma loodan, et see liiga palju segama ei jää. Igal juhul esimene pilt, mis ma otsustasin teha, see ei ole otseselt netist leitud mingi idee, see tuli mul lihtsalt endal, et meil on kodus hästi palju taimi ja kuna ma olen hästi selline looduslähedane ja loodussõbralik inimene, siis ma mõtlesin, et äkki õnnestub teha taimedega mingisuguse natuke nagu džunglilaadne pilt, et ma olen kuidagi taimede vahel või taimede sees ja kõige parem, mis mul õnnestus praegu välja mõelda, on nagu siukene lahendus, et ma panin sellise suurema või tegelikult see suur draakonipuu on meil kogu aeg seal nurgas niimoodi, et see jääb nagu ette ja taha tõstsin mõned sellised nagu suuremad taimed ja siis kaamera panin siia sellise pika objektiiviga, ehk siis ta teeb nagu päris lähedalt pilti ja siuke näeb siis kaamerast nagu praegu välja, et ta teeb sellise natuke nagu uduse taustaga pilte ja vaatame, kuidas see siis õnnestub. Ma ei tea, kas tuleb välja miskit või ei tule. Kui see ei õnnestus, ma võib-olla proovin mingi muu võimaluse leida, kuidas see set siin toimima panna. Ma täitsa arvan, et me saime siit miskit ja selle kaamera puhul, millega ma pildistan, mis on siis see on Olympus OMD EM10 Mark 2, kui ma ei eksi, ma panen selle siia kirja ka, et selle puhul on väga hea see, et tal on selline nagu taimeri pildistamise värk, mis on põhimõtteliselt nagu timelapse, aga sa saad kõik need pildid nagu eraldi veel välja võtta. Ehk siis ma ei pea niimoodi edasi-tagasi jooksma ja uuesti käima panema, vaid ta lihtsalt teeb iga võib-olla mingi 2 sekundi tagant äkki teeb ühe pildi, ehk siis sa saad lihtsalt seista, poseerida ja kaamera teeb just mitu pilti järjest. Nii, järgmine pilt on selline nagu raamatutest inspireeritud pilt. Ma teen seda enam-vähem samas kohas, aga vastupidi, nii et pildistan, ise olen siis siin ja kaamera on seal, kus enne olin hoopis mina ja setup on siis selline, et pildistan niimoodi nagu raamatute vahelt. Ma ühendasin praegu selle kaamera oma telefoniga, et praegu on siis läbi kaamera vaadatest selline setup, et ühesõnaga on siis ümber kaamera nagu raamatud ja siis mina istun seal keskel ja loen raamatut. Ma praegu teen hoopis nii, et ma ise telefonist siis teen pilti, mitte selle taimeriga enam, sest et ma tahan nagu näha, milline ma välja näen ja siis telefonist ma saan seda hästi teha. Nii, järgmiseks pildiks on mul selline idee, et ma lõikasin välja sellised nagu Polaroid raamikesed ja teen endast siis lihtsalt sellisel valgel taustal päike ainult väga peegeldab praegu, ma pean vaatama, mis ma selle osas teen.
et teen ennast selle taustal siis sellise pildi, et ma panen need omale nagu näo ette ja siis pärast töötlen niimoodi, et ülejäänud pilt on mustvalge ja siis ainult need kohad, kus Polaroid pildid on siis näo ees, need kohad ma töötlen värviliseks. Raske seletada, aga pärast näete, kuidas ma seda teen. Siin on siis mu setup, lihtsalt seisan selle valge kapi taustal, et oleks lihtsalt ilus selline valge taust, kuigi väga vahet ei ole, see tuleb mustvalge niikuinii. Ja siis panen taimeri peale ja teen endast selle kaameraga pildid. Ma arvan, et kindlasti siit miskit saime, ma pean need nüüd sorteerima ja editima hakkama, aga ma juba tunnen, et siit tuleb miskit päris ägedat. Nii, järgmine pilt on selline looduses peegliga selfie. Mul on suht kindel, et see trend hakkas TikTokist. Üldiselt seda pilti tehakse siis aias ja pannakse peegli ümber lilli ja igast asju. Aga ma mõtlesin, et metsas oleks võib-olla palju ägedam teha. Kalev aitas mul peegli siia tassida ja vaatame, mis välja tuleb. Järgmisena võtame ette selle vanni pildi, mida päris palju tehakse, et lased vanni natukene vett, ronid siis sisse niimoodi, et juuksed on vee sees, aga nägu ei ole ja siis paned lilli omale ümber näo. Seda pilti on võib-olla üksi päris raske teha, kui sul ei ole kedagi, kes sind aitab, aga kuidagi ilmselt annab teha. Aga mind aitab Kalev, et seda pilti teha. Nagu te näete, siis me panime vett piima ka juurde, et see oleks natuke rohkem nagu siukene milki vesi siis. Et vaatame, kas sellega on ägedam või on ilma ägedam. Nii, pildid on tehtud ja vaatame nüüd üle siis, millised need välja tulid. Esimene pilt ehk siis taimedega džunglistiilis pilt tuli välja selline. Minu arust see tuli päris ägedasti välja. Ma arvasin alguses, et ma töötlen selle rohkem nagu selliste erksate värvidega, et ta tuleks selline nagu hästi kuidagi saturated või siukene hästi ergas, aga ma tegin ta hoopis siukseks natukene nagu tumedamaks, selline nagu moody tones ja mulle ta aega meeldib niimoodi. Ja minu arust on päris äge ja just kindlasti annab väga palju juurde see, et ma vaatan nagu välja selle suure draakonipuu vahelt, mitte ei pannud taimesid ainult nagu enda taha, eks ma olen nagu taimede vahel ja minu arust see lisab siukest ägedat nagu dimensiooni sellele pildile. Teine pilt ehk siis see raamatute vahelt pilt tuli ka minu arust äge välja. Väga raske oli alguses aru saada, kuidas ma pean neid raamatuid selle kaamera ümber panema, et ta jääks nagu kuidagi ilusti, aga kaua katsetasin ja leidsin mingi hea meetodi ja tegelikult pildi enda tegemine läks hästi kiiresti, sest ma samal ajal vaatasin telefonist, milline see setup on. Põhimõtteliselt tegin ainult paar klõpsu ja tegelikult kohe sain sobiva pildi. Järgmiseks siis Polaroid stiilis pilt. Sellel pildil on kindlasti mega suur osa juures just sellel editimisel. Ma kohe ütlen teile, mis äppi mina selleks telefonis kasutasin. Selle äppi nimi on Color Splash, aga neid äppe on igasugu erinevaid. Lihtsalt pead vaatama, et mõndadel nendel on see watermark pärast pildi all, et see mulle väga ei meeldi. Ja siis ma leidsin ühe äppi, millel ei olnud seda ilma, et ma peaksin siis maksma. Ja minu arust see on hästi äge pilt ja tegelikult samamoodi seda oli väga lihtne teha ja ma jätan need Polaroid raamid alles ja neid saab kindlasti ka kuidagi muud moodi hiljem kasutada, kuidagi mingeid siukseid kreatiivseid photoshoot'e nagu teha. Ja ma isegi ei mäleta, kust ma selle idee nagu leidsin, aga mul on siuke tunne, et ma isegi nagu selle idee suhteliselt ise mõtlesin välja, et panin lihtsalt mingid erinevad ideed kokku ja siis mul tekkis selline pildi idee ja mulle tundub, et see on minu lemmikpilt nendest shootidest. Ma panen siia korra kõrvuti ka 2 pilti, üks on siis edititud ja teine ei ole, et te näeksite seda vahet tegelikult, mis teeb just selle Color Splash, mis teeb seda, kui sa kasutad seda Color Splash äppi, et pildi teed siis mustvalgeks ja siis töötled niimoodi, et ainult sealt Polaroidi raami seest oleks värviline, et see annab nii palju sellele pildile juurde.
ning viimaseks siis see vannishoot ja pilt tuli selline. Jällegi samamoodi siin on editimine annab nii palju juurde. Ma jällegi näitan siin korraga, et milline on siis edititud ja milline on mitte edititud pilt. Et tegelikult see oli suhteliselt ainuke pilt sellest tervest shootist, mis mulle meeldis, sest et väga challenging, väga siis, kuidas eesti keeles öelda, väga väljakutseid pakkuv oli vannis poseerida, sest ma ikkagi olen hästi harjunud kuidagi natukenegi oma nagu juustega mängima, kui ma poseerin. Ja siis, kui sa oled ju valmis, siis su kõik juuksed on nagu, isegi mul ju tukk kaasa arvatud, põhimõtteliselt ma olin siis nagu sellineks. Et see oli minul nagu hästi harjumatu siuke nagu välimuse muutus ja väga raske oli sellega kuidagi mängida niimoodi, et see näeks huvitav välja. Ma ei näinud ka täpselt samal ajal, milline ma välja näen, kuna Kalev tegi siis pilti minust ja ma ei teadnud, kuidas oma käsi panna ja ma ei tea, see oli kõik siuke natukene nagu veider. Kindlasti palju ägedamaks läks see pilt siis, kui piima lisada vette, et see tegi ikkagi palju huvitavamaks selle pildi enda ja pärast siis ma töötlesin seda piima veel või seda vett siis oluliselt valgemaks, kui ta tegelikult oli ja siis ta nägi palju huvitavam välja. Aga andke mulle teada, milline pilt oli teie lemmik. Ma panen siia ülesse selle YouTube'i polli, kus te saate siis hääletada, milline 5 pildist oli teie lemmik. Ma arvan, et minule meeldis kindlasti see Polaroid pilt kõige rohkem ja samas üllatavalt head tulid välja ka need taimede vahel tehtud pildid. Kindlasti väga palju vaeva ja aega nõuab just see vannispildi tegemine küll, aga kui see tuleb hästi välja, siis ma arvan, et see on täiega seda väärt. See võtab palju vaeva just selles osas, et näiteks osta või korjata neid lilli ja siis sebida mingit piima omale, mida sa võid vanni panna ja kulutada, millest sul kahju ei ole. Ja ma ei tea, et see kõik lihtsalt nõuab natuke rohkem vaeva ja aega, kui võib-olla need ülejäänud pildid. Ja see peegliga õues pilt samamoodi, et ma arvan, et tegelikult kui teha seda kuidagi huvitavamalt, kui mina tegin, siis saab tegelikult hästi ägeda pildi, et võib-olla kui tehagi ikkagi see originaal TikTok pilt, et lihtsalt panna ta lihtsalt, ma ei tea, maha või aeda ja lihtsalt teha mingi tavaline selfie, mina pidin selle metsa vedama, et siis võib-olla on tegelikult huvitavam või teha seda lillede varianti. Ühesõnaga, võib-olla saite siit videost mingeid huvitavaid ideid, kuidas ise natukene huvitavamaid ja kreatiivsemaid pilte teha endast. Ja kindlasti, kui te saate siit videost inspiratsiooni ja teete neid pilte järgi, siis tagige mind ka Instagramis, et ma näeksin neid või saatke neid mulle, ma kindlasti tahaksin neid vaadata. Aga aitäh, et vaatasite, siin on minu sotsiaalmeedia lingid, kui te tahate minuga muudel platvormidel suhelda või tahate minu tegemisi rohkem jälgida, aga seniks näeme järgmises videos. Tšau!